Tere taas kuulama ja vaatama saadet Epitsentris. Nagu ikka siin saates olulised teemad ja olulised inimesed. Just nii, täna alustame saadet vaktsineerimise teemaga ehk küsime, mis valu paneb sotsiaalministrit laste vanematelt ära võtma nende õigust oma lapse tervise küsimuste üle otsustada. Seejärel aga vaatame tõtte tühistamise hirmuga ehk arutleme, kas ühiskond, kus nii paljudel teemadel sõna võttes tuleb karta isiklikku tühistamiskampaaniat, saab ennast ikka päriselt vabana tunda. Siis kindlasti vähemalt osalt samal teemal ka jätkame. Kirjandusteadlane Rein Veidemann oli sunnitud ühe tühistamiskampaania eelmise aasta lõpus üle elama. Ootame teda stuudiosse. Eesti ühiskond on täiesti lõhki, ma ütleksin ribadeks lausa. Ribadeks ja inimesed kardavad juba ja julge enam midagi välja öelda, nad on ära hirmutatud. Meil on teile ka väike palve, nimelt aidake meie saatel levida. Jah, tellige meie kanal, märkige saade meeldivaks ja jagage seda sotsiaalmeedias sõpradega. Ja kui näete sisukate sõnumitega klippe meie saatest, siis jagage neid ka. No täpselt, meiega võtame siin tänased sisukad sõnumid taas ette. No algatuseks puudutaks teemat, mis siin alles tegelikult on tuure kogumas, ehk siis Sotsiaalministeeriumis on välja töötatud uus nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus. Näete, siin Sotsiaalministeerium on ka ilusa pressiteate selle kohta välja andnud veebruari alguses pealkirjaga Sotsiaalministeerium kaasajastab nakkushaiguste ennetust ja tõrjet. Ma ei tea, see on ju väga kena, kui kaasajastatakse midagi. Otsa pressiteade ise on mul siin tegelikult ees ka praegu ja eks ta selline tore sõnasalat on, nagu sellise teated ikka, et siin räägitakse, kui oluline on ennetus, siis minister Joller siin midagi räägib, kuidas COVID-kriisist õpiti. Ja võtta, et siis see ennetus peab olema süsteemne ja otsused peavad olema läbipaistvad, aga ma samas nagu ei ole kindel, et kas Jolleril ikka on meeles, et mis otsuseid ja kui läbipaistvalt COVID-kriisist tehti. Et seda esiteks ja teiseks tundub mulle tegelikult ka seda teadet ja seda plaani tervikuna vaadates, et me COVID-kriisist nüüd midagi erilist õppinud oleks, ma ei tea, või et üldse tahetakse õppida. Et minu arust siin ei peagi eriti sügavamale kaevuma, sest siin samas teates tuuakse tegelikult selle muu sõnasalati seest tuuakse ära ka ilmselt keskne teema, mis selle seaduse muudatusega, mida siin adresseerida püütakse. Ja selles mõttes, vaadake ise, probleem on selles, et inimeste huvi oma lapsi vaktsineerida on kahanenud. Ehk ma tsiteerin siit. Ehkki suurem osa inimesi jätkuvalt vaktsineerivad, ei ole üldine kaitse mitmete nakkushaiguste vastu enam tagatud, kuna hõlmatus on langenud alla vajaliku 95%. Näiteks leetrite vastu oli 2024. aastal vaktsineeritud 83% 2-aastastest lastest ning lisadoosi oli saanud 74% 14-aastastest lastest. No ma siin selle 95% juurde ei lähe, et ju siis nii on, mina ei ole arstiga teadlane, et kui, ma ei tea, keegi WHO-st ütleb, et nii on, et siis on karjaimmuunsus, kuigi karjaimmuunsuse mõistet ka mäletame COVID-i ajast, et see oli mida ei tulki, mis oli ka problemaatiline. Aga okei, jätame selle kõrvale. Aga just siin see laste vaktsineerimise küsimus, et selge, et siis küsimus on vaktsineerimises. Ja minu arust siin võiks küll natuke kõik need inimesed, kes COVID-kriisist päriselt õppida tahaksid ja olid selle COVID-reaktsiooni juures muidugi, Joller ise ka, tänane minister, eks ole, tema siis perearstina ja suure kõneisikuna, et nad võiksid päriselt mõelda, et mis see õppetund siin siiski on. Miks see langus nüüd siis niimoodi juhtunud ikkagi on pärast seda suurt kriisi, eks ole, et miks on vaktsineerituse tase langenud? Kas midagi tehti äkki valesti siin 2021 aastal? Tekib selline küsimus, eks ole. No vaatame, ma ei tea, alustame näiteks sellest, et siin teates rõhutatakse ette ja taha seda, et vaktsineerimine jääb kindlasti vabatahtlikuks. No see on selline mitmes kohas kohe öeldud, kindlasti vabatahtlikuks. Ja nüüd ongi küsimus, et miks seda nüüd siis nii väga rõhutada vaja on? Ma ei tea, las ma mõtlen. Miks see võiks olla? Äkki sellepärast, et jah, tõesti COVID-kriisi ajal see nagu päris nii ei olnud või oli, ma ei tea, et vist oli tegelikult ikkagi niimoodi, et kui valitsejad kuulutasid sõnades vähemalt, eks ole, et siis ka, et vaktsineerimine on vabatahtlik, nad on vaktsineerimisvabaduse poolt, siis tegelikult ju rakendati vaktsiinisundi.
No seal on muidugi see nalja, et vaata, kui sa ütled, et oi, meil on siin vaktsineerimisvabadus, vaktsiinisundi ei ole, siis tegelikult see kõik ju toimus lihtsalt nagu radari alt, on ju. Ei no see Sõnades toimus ju vaata... sellise kõrvaluksega, sõnades võisid, ise tead, kas vaktsineerid. Aga meil on nüüd siin, vaadake, politseis on see riskianalüüsi tegime. Riskianalüüs ütleb, et kui tahad tööl käia, siis vaktsineeri. Et see ei ole vaktsiinisund või? Politsei, kaitseväelased, kes lahti lasti, kiirabitöötajad, hooldushaiglate töötajad, need on ju kõik on ju eesliini töötajateks, me kutsusime neid. Mõned meediamajad, Eesti Rahvusringhääling näiteks, seal küll vist rohkem nagu näo järgi siis otsiti, et keda lahti lasta, keda mitte, sest seal, hea küll, Rahvusringhäälingust võib-olla pärast räägime. Üht-teist rohkem. Aga lasti inimesi lahti ja nii mõnigi erafirma ka rakendas seda ja seda tehti siis, ma lihtsalt tahan rõhutada, et seda tehti olukorras, kus haigusel oli tegelikult kitsas ja hästi piiritletav riskirühm, kes vajabki kaitset. Siin ei ole mitte keegi ei ole selle üle vaielnud, vajab kaitset ja kellele pidanuks eelkõige tähelepanu pöörama. Et see on see küsimus, et risk suuremale osale ühiskonnast oli tegelikult väike. Haigust sa võid põdeda, isegi rasket põdeda, aga sa saad sellega hakkama, kui sa oled enam noor terve inimene, eks ole, sa tuled toime sellega. Et see on see point. Ja lihtsalt ma meenutan seda, et John Ioannidis, Stanfordi ülikooli professor, on ju välja arvutanud selle nakatumissurevuse suhtarvu, et kuni 50. eluaastani oli see 0,035%. Eks siin väiksem kui gripil tegelikult ja lastel oli praktiliselt 0. See on üsna kaduvväike osa, aga võt inimesed, kes ei soovinud siis vaktsineerida ennast nende uute vaktsiinidega, pasti töölt lahti ja nii see oli, et see on nagu üks asi, et mis siin nagu hämmeldust tekitab, et kui te räägite, et te tahate COVID-kriisist õppida, siis mul kohe tekib küsimus, aga mida te siis õppinud olete? Kas te olete selle sündmusega kuidagi nüüd, olete analüüsinud seda või ma ei tea, see jääb arusaamatuks. Ja nüüd eraldi küsimus on see, et kuidas selline vaktsiinisund siis paljude inimeste tänast vaadet mõjutab mitte konkreetsele vaktsiinile, vaid ükskõik millisele vaktsiinile. Ja seda on ka ju mujal maailmas on uuritud, meil seda kuidagi välditakse seda teemat, et siis kui ma ei tea, kas see oli Toivo Tänavusoo äkki, eks ole, endine ajakirjanik doktor, nüüd, kes kuskil midagi ütles selle kohta, et see on nagu probleem on selles, et mis me siis tegime ja teda hakati ka kohe tühistama. Oli mingi selline, et sa ei saanud üldse aru asjadest, sa üldse ei olnud asja juures siis toona ja nii edasi, mingi selline jutt oli, eks ole. Ehk siis ma ütlen seda põhimõtteliselt hästi lihtsalt ja selgelt, et kui sa tegeled sundvaktsineerimisega sellistes tingimustest, siis pärast ei maksa imestada, et inimesed muudavad oma suhtumist kõigisse vaktsiinidesse. Nii et uurige ja õppige siit palun siis. Aga nüüd teine asi, mis samuti kindlasti otseselt puudutab inimeste soovinud vaktsineerida, on need samad kõrvaltoimed, mis COVID-vaktsiinidega tegelikult olid, ja siiamaani on, eks ole, aga need võivad olla päris tõsised, surmaga lõppeda isegi ja nii edasi. Aga probleem oli selles, et ametkonnad eitasid neid ja siiamaani eitavad ja nad tegid eriti raevukalt ju COVID-kriisi ajal seda nii-öelda teavitustööd, et see on kõik valeinfo ja kõik, kes sellest räägivad, on mingid uhuud, kõik need teadlased, arstid, kes neid küsimusi uurisid või analüüsid ja ega see ka kaasa ei aita, et ma ei tea, et kui sa pressiteates räägid siin, et kõik on väga läbipaistev, siis ma ei ütleks, et selle küsimusega siin läbipaistvalt oleks nagu tegeletud, eks inimesed ju, kes tunneb kedagi, eks ole, kes on näinud ka mingeid uuringuid, eks liigsuremuse ja COVID-vaktsiini taseme korrelatsioonide kohta ja nii edasi, et selles mõttes need on nagu olemas, seda tuleb adresseerida, sa ei saa seda adresseerida niimoodi, et kuule, see on uhuu. Nüüd tõeline tuum selle eelnõu puhul puudutab hoopistükkis lapsi ja vot see on minu arvates küll tõsine probleem, ehk sisuliselt soovitakse selle eelnõuga, kui ta peaks seaduseks saama, piirata lapsevanemate õigusi oma lapse terviseotsuste tegemisel, ma tsiteerin, lahendatakse eelnõuga erandlikud olukorrad, kus alaealine või mõni muu piiratud teovõimega inimene soovib end vaktsineerida, kuid tema eestkostja on keeldunud. Selliste juhtumite korral hindab tervishoiutöötaja inimese kaalutlusvõimet õiguskantsleri büroo ja arstide koostöös välja töötatud juhendi alusel. Kui inimene on kaalutlusvõimeline isik ehk mõistab oma terviseotsuse tagamaid, võib teda vaktsineerida. See on küll hea. Mina mõtlen praegu seda, et mida see tähendab piiratud teovõimega inimene? See tähendab peale laste tegelikult ka neid täisealisi, kes
kellelt on teovõime ära võetud. No aga neil on võetud ju teovõime ära, olles ise sotsiaalsüsteemis kunagi töötanud, neilt võetakse ära põhjusega, nad ei suuda ise valikuid langetada või otsuseid teha, on. Vot, ma arvan, et see on isegi huvitavam kui laste teema, sellepärast laste puhul sa veel, ma ei tea, meie 5-16 aastane on ju iseenesest nagu mõistlik inimene, aga piiratud teovõimega, et mis tal siis, väga huvitav. Aga paned sa tähele, et probleem, mida lahendatakse, on alguses välja toodud, see oli näiteks leetrite puhul 2-aastastel oli langenud 83%-ni vist, 14-aastastel 74%-ni, ehk siis me räägime lastest vanuses ka 2-14 ja see on päris hea minu arust. Pigem ma arvan, et siin tegelikult räägitakse kooliealis, vaata nii-öelda tõhustusdoosis sellest vaata, mis oli. Aga 14-aastastest siiski. 10-14. See 10-14, vot see, ja kus ja kes siis hakkab seda lapse kaalutlusvõimet nüüd hindama, et eks see siis kooliõde on, et saadan keeldumise kooli, vaadake, ma ei soovi last vaktsineerida, ükskõik mis põhjusel, siis mida see kooliõde nüüd siis teeb? Ja kes ja kuidas on andnud sellele kooliõele nagu ettevalmistuse ja pädevuse üleüldse selliseid hinnanguid teha ja anda, et see on nagu suur küsimus siin. Ta tegelikult ka ei tea lapse tegelikku terviseseisundit nii hästi. Ei tea, kooliõde. Allergiad asjad, mis pärsivad mingite vaktsiinide tegemist, on. Kas tal on nohu, tihtipeale on väikelastega eriti, kui sa lähed lapsega arsti juurde, on vaktsineerimise päev, siis küsitakse, kas teie laps on praegult haige. Kui laps on praegult nohus või köhas, siis talle tegelikult vaktsiini tehta. Kooliõde seda ju ei küsi. Ei, muidugi, tal on, ma ütlengi, et tal ei ole seda ettevalmistust ka, mis arstil on. Et ma pean küll ütlema. Ma jään praegult mõtlema, kujutame ette nüüd, et laps läheb kooliõerde saama vaktsiini, sest ta umbes ema-isa selja taga näiteks võib-olla isegi ja juhtub midagi. Täpselt, kes see vastutab nüüd? Kes see vastutab? Ei, see on täpselt, ma ei ole mitte mingisugust kindlust, kooliõed suudavad üldse selliseid otsuseid vastu võtta, eks ole, lapse otsustusvõime osas, punkt 1 on, kus ettevalmistus pole, aga punkt 2 täpselt, et kas ja kuidas ta siin seda terviseseisundit hindab, tal on seal palju lapsi ja nii edasi, ta ei ole nagu lapse raviarst, perearst, mitte midagi, et see on nagu täitsa absurdne mõte iseenesest, aga üks asi veel, mis mulle nagu väga suurt kindlust siin selles teemas ei paku, et mul on siin üks väljatõste teemat puudutavast uudisest, kus on siis sõna võtnud Tallinna koolitervishoid sihtasutus, selline sihtasutus on juhtiv õde Külli Reinsalu, ehk siis ma saan aru, et õdede juht siis seal sihtasutuses. Ja ma tsiteerin seda uudist. Kooliõe sõnul tuleb üsna palju ette olukordi, kus lapsevanema laps on tülli pööranud ning vaktsineerimise otsus on seepärast mõjutatud. Tulevikus hindab kooliõde noore kaalutlusvõimet ja tagab, et otsus oleks teadlik. Kas mingit absurdsamat loogikat ei suudaks välja mõelda? See on hullumeelne jutt. Mis mõttes, et läksid tülli ja siis sina sellises olukorras, kus laps ja lapsevanem on tülis, hindad lapse kaalutlusvõimet, et talle süsti teha või? Kus sa sellise asja peale tulid üleüldse, ma tahaks teada? Mis asi see on nüüd, eks ole? Aga ma ütlen isegi ilma selleta, et seda, ma ei tea, tüli tuvastamata, et kooliõde räägib kuidagi lapse ära, et nüüd peaks vaktsineerima, et see on täpselt ongi see, et mis siis juhtub, kui kõrvaltoimed on, kes see vastutab, see on absurdne, et vaata, tegelikult point on ju selles, et sellised terviseotsused ongi kokku võttes usaldusotsused. Kas vaktsineerida, mitte vaktsineerida ja inimeste usaldus vaktsineerimise vastu, nagu pressiteade ise näitab, nagu Sotsiaalministeerium adresseerib probleemi, on langenud teatud kindlatel põhjustel, mille me ka ette lugesime, eks ole, nad on langenud ja langenud muulgas sunni tõttu ja muulgas ka selle tõttu, et kuidagi moodi on tunnetus, et nüüd proovitakse veel laste ja vanemate vahele kiilu lüüa, sest räägitakse, et äkki lapsed ja vanemad on tülis ja siis vanemad ei luba lastel sellepärast vaktsineerida. See on absurdne ja jabur jutt. Tähendab, kui on sellised vanemad, kes tahavad oma laste tervisest nagu mitte hoolida nimelt ja nimme ja nii edasi, eks siis tuleb sellega kuidagi moodi tegeleda, tegelikult ju alati, ütleme, olukord on 99,99999% alati ju vastupidine, et lastevanematel on just nimelt kõige olulisem oma laste tervisest hoolida ja ma olen suhteliselt kindel, et kooliajad, kellel on siis nii-öelda nagu, neil on see motivatsioon nii-öelda väiksem, kuna nemad tegutsevad etteantud
juhiste ja reeglistiku alusel, ehk siis võimalikult palju lapsi ära süstida, nagu Sotsiaalministeerium tahab. Nii, ja mina jäin praegu mõtlema, mäletad siin mõnda aega tagasi rääkisime Ekspressi artiklis, kuidas pandi häbiposti need perearstid või perearstikeskused, kelle vaktsineerimisprotsent oli madal. No täpselt, ma arvan, et pereõed lõpus, või nende kooliõed kardavad ka seda, et nende nimed saavad olema kuskil mustas listis. Et noh, Delfi teeb loo jälle, täpselt. Delfi teeb loo, uuriv ajakirjandus. Uuriv ajakirjandus teeb loo, et panna häbiposti, et kes siis kooliõdedest ütleb, et kuule, vabandust, et ma siin nagu ei hakka siin hindama, et kas sa oled tülis või ei ole või. No ma mõtlen, see on üpris nagu hullumeelne ja see jutt ka, see, ma ei tea, tõesti 2-14, ütleme kuni 14, 10-14 lapsel hakkad seal hindama, ma ei tea, tüli, vastutusvõimet, nii edasi, et ma ei tea, võib-olla hullumeelsem sellest mõttest ongi ainult see, mis mulle meelde tuli sellega seoses, oli see COVID-aegne, mäletad, lastele suunatud kampaania, et tule tee süsti, saad iPhone'i. Näitab seda võib-olla, et kui hästi tegelikult siis laste kaalutlemisoskust täiskasvanud hindavad. Et ma ei tea, kokkuvõttes selline käitumine on ju kaabaklik, mis seal COVID ajal oli ja toona ka suruti ju lapsi, ütleme vaktsiinipassiga tegelikult vaktsineerima. Laps ei saa trenni või uisuväljakule, kui eks ole, ei ole seda ette näidata ja nii edasi, et ehkki toona ei olnud midagi võita sellest lastel tegelikult sellest vaktsiinist, et kes ei usu, siis vaadaku neid numbreid. Ja mina ütlen küll, et nüüd selle asemel, et mingeid järeldusi siin teha, et nagu see pressiteade lubas, et siin plaanitakse minu arust hoopis mingis järgmises salakaval samm teha, samm vales suunas ikkagi täiesti. Nüüd ma ei tea, seda ei saa küll mingil juhul heaks kiita ja mul on hea meel, et ka näiteks Lastevanemate Liidu auliiga Aivar Haller ütleb siin ühes teemakohases uudises enam-vähem lühidalt sama, millest me rääkisime, et lapse küpsuse hindamine ei ole ikka päriselt kooliõele võimetekohane ülesanne, tsiteerin teda, see on tõenäoliselt võimetekohane psühhiaatrile, aga väga väike tõenäosus, et see otsus on võimalik teha kooliõel. Ja nüüd teades veel seda, mismoodi noore inimese aju areneb ja et 18. eluaastaks sisuliselt võimalust kaalutletud otsuse tegemiseks emotsionaalselt laetud olukorras ei ole, siis me võime panna ennast väga keerulisse olukorda, seadustades selle. Võtte muuhulgas toob Aller välja ka selle, et Eesti ei ole pärast koroonapandeemiat vaktsineerimise teemal avalikult arutlenud. Võtte, see ongi tegelikult ka täpselt sama, mida me rääkisime, et kriitiline analüüs toonaste vigade kohta ju tegelikult puudub ja kogu see kava või ütleme see, mis Sotsiaalministeeriumil on eelnõu, siis peegeldabki minu arvates ainult ühte ainsat mõtet siin. Vaktsiinid on midagi, mille suhtes küsimusi esitada ei tohi. No nii ta välja paistab, eks ole, on. Aga lähme siit nüüd edasi uuele teemale ja vaatame, kas leiame veel selliseid asju, mille kohta küsimusi esitada ei tohi. Mina omalt poolt tahaks täna alustada sellisest, tundub, et veidi justkui, ma ei tea, vanamoelisest teemast, mille nimi on inimlikkus. Kuigi uudiseid lugedes ja seltskonnas viibides on üha rohkem tunne, et inimestele see sõna midagi ei ütle, siis on hea meel tõdeda, et Eesti Keele Instituudi sünonüümi sõnastik vist ikkagi seda sõna veel mingil moel tunnustab või tunnistab ja toob seal inimlikkuse sünonüümina välja sellise sõna nagu südameharidus. Oskus kuulata, mõista, hoolida ja mitte kohe teist inimest mõttetuks mõelda. Väga ilus sõna. Kui ta midagi teistsugust arvab sinuga võrreldes. Väga ilus sõna, südameharidus. Südameharidus, jätame selle sõna meelde selleks lõiguks nüüd on. Ja teate mis, mul on tunne, et meil on sellest südameharidusest Eestis ja tegelikult kogu lääne ühiskonnas selline nagu puudujääk või defitsiit on tekkinud. Et meil on ju tõepoolest kadumas ka empaatia, kahtlemata inimlikkuse osa, oskus panna end korraks teise inimese kingadesse, tunda tema hirme, kurbust, rõõmu, mitte pelgalt, et ma saan aru, et sul on raske, on ja, vaid tegelikult hetkeks sinna olukorda sisse elades. Sul on praegu tõesti raske. Ma võib-olla ise pole selles olukorras päris olnud, aga ma püüan mõista. Mul on niimoodi, et mul on endal probleemid ja kõik niimoodi. Enamasti see niimoodi on. Meid siiralt justkui enam ei huvita mitte miski, meid ei kõneta teiste inimeste elu ja see on hirmus. No mul on ükskõik, et tal on halb. Mis see on keegi teine, peas, et minul on paremini. Äkki ta veel nõme inimene? No võib-olla. Loll on vaene olla. Ja nii tekibki küsimus, et kes siis üldse julgeb praeguses olukorras midagi tunda või kaasa tunda. Jõuame nüüd näiteni. Jaanuarikuu elektriarved. Ja inimestel olid kõrged elektriarved. On ju selge, et külmaga tarbitakse elektrit rohkem, aga
mitte ainult see, vaid ka asjaolu, et ma ei tea, hinda kerkidasid võrgutasud, hinnalisad, käibemaksu tõus on ju, ja no siis muidugi sai lugeda erinevate avaliku elu tegelaste tavapärasest mitu korda suurematest elektriarvetest, siin mitmed sotsiaalmeedia, ütleme, sisuloojad kurtsid on ju, ja muuhulgas tegi oma elektriarve kohta Facebookis postitusega, kui ma ei eksi, siis Keskerakonda kuuluv Kaido Höövelson ehk Baruto, endine Riigikogu liige, ja siit väikse lausel on ette ka, et tunne on selline, nagu oleksin milleski eksinud ja mind karistab seesama käsi, mida toidan. Siis, kui olen vist ise süüdi, et elan nii, nagu ma elan, enam ma nii ei tee, kuhu siit edasi. Kus häda näeb rahandusminister Jürgen Ligi, siis kohe tõttab mõttejõuga appi, noh muidugi see on iroonia, sest ta ei tõtta appi, ta pritsib sappi on ju. Ja Jürgen Ligi kirjutas, kes see käsi on, mida sina toidad ja kes on sind süüdistanud, paistab hoopis sedapidi, et sulle müüakse elektrit. Vaat kui nutikas. Mul on ka sama probleem selle Jürgen Ligiga, et Jürgen Ligi on kindlasti üks neid inimesi, kelle suhtes mul on raske, kui ta midagi ütleb, kuidagi proovida mõista teda. No millest me räägime, et inimestel ei ole empaatiat. Ma katsun nüüd empaatiliselt Jürgen Ligisse suhtuda, siis ma ütlen kohe ära, et ju ta tundis ennast puudutatuna selle elektriarve pärast, tema on valitseja, eks ole. Ma ei tea, kas ta on ka mingi Eesti Energia üldkoosolekuga, igal juhul on tema võimuses rääkida sellest, kas maksud peavad nii kõrged olema või võiks madalamad olla, kas energiapoliitika peab olema selline, nagu ta praegu on või võiks midagi teistmoodi teha, nii et empaatiliselt ma saan aru, et ta tuleb, eks ole, niimoodi omamoodi sappi pritsima, nagu ta ütles. Aga vaata, vahepeal jätab inimesest palju parema mulje, kui ta on kas või vait. Nõus. Aga kui vaatate seda sama olukorda, siis teisalt ma nägin muideks ka palju postitusi, kus just öelda nende elektriarvete üle kurtjatele ligikombel, et eks need inimesed ikka ole ise süüdi ja no on lollid. Nii et mõelge ise nii lihtsa küsimusega nagu elektriarved põrnitsevad inimesed teineteist justkui kaevikutes on ju, üks ühel, teine teisel pool on ju. Yeah. Aga mis eriti muret teeb selle inimlikkuse ja empaatia kadumise kõrval on see, et me peame endale tunnistama koos sellega on kadumas ka tegelikult vabadus. Sest vaadake olukorras, kus me hakkame kartma, et iga oma väljaütlemise või kurtmise ees saame me tümitada, siis tõenäoliselt me asume ju ise ennast piirama, sest kes see tahab tümitatud saada. Ehk siis teisisõnu, oleme me ise valmis või sunnitud loobuma oma sõnavabadusest, arvamusvabadusest, mõtlemisvabadusest, käitumisvabadusest. Ma ei tunne ennast enam vabalt. Iga kord, kui sa midagi teed või ütled, siis põmaki tuleb kuskil trusikoop või visatakse sulle ämbri täis külma vett pähe. Kusjuures ma mõtlen, et millal see minu jaoks tegelikult muutus. Et millal ma hakkasin sellist pinget tundma, seda, et igas asjas on vaja inimesed jagada justkui 2 lehte, et on meie, siis on nemad. Ja need nemad on kuidagi justkui nagu eriti sellised vastikud, on ju. Eks võib öelda, et seda on alati olnud, aga minu elu jooksul, eriti viimase 10 sees on see kurikuulus polariseerumine Eestis ja mujal maailmas liikunud tegelikult täiesti uuele tasemele. Ja kui ma peaksin valima ühe hetke, kus minu hinnangul haripunkti saavutas, siis ütleksin, et kõik läks hullemaks siis, kui tuli koroonakriis, nagu me ka enne rääkisime, siis selle tagajärgedega tegeleme me ju siiani. Ja. Kes seda endale tunnistamata, kes avalikult on ju. Aga koroonakriis, see oli murdepunkt, kus mulle tundub, et inimlikkus, empaatia ja vabadused asendusid millegi muuga. Ja mäletad seda kõike, kuidas need antivakserid olid? Hullu maja oli. Nüüd on kliimaskeptikud on. Et aga ühesõnaga, toona nimetati teaduspõhisuseks, mõiste, millega tegelikult maskeeriti siis gruppi kuuluvust või karjamentaliteeti, aga ka lihtlabas käsku. Ehk kuula, mida räägitakse, ära oma arvamust, kindlasti ära küsimusi, ole vait. Et see oli hetk, kus mina isiklikult nägin, kuidas me ühiskonnana väga lihtsalt tegelikult loobume ise endast. Siiamaani räägitakse, mingi teaduspõhine maailmavaade on osadel inimestel. Et siis, kui on vaja öelda ikkagi, keegi on uhuu või lollakas, siis öelda, et mul on siin teaduspõhine maailmavaade. Mis see tähendab? Ma arvan, et sa nimetasid väga hästi, mida see tegelikult tähendab. Ehk siis me ühiskonnana tegelikult väga lihtsalt loobume ise endast inimlikest väärtustest ja vabadustest. Ma arvan, et sõna vabaduse mõiste võib-olla paljudele ei olegi enam nagu, ma ei tea, oluline. Ja ega me ühiskonnana oleme tegelikult tänaseni sellises olukorras, et polariseerumine on jätkunud.
istume mitmes erinevas kaevikus, nagu eelpool toodud ka on ju, et koroona kõrval on meil kliima, on transsoolisus, immigratsioon, veel mitmed sellised polariseeruvad teemad on ju. Mind alati üllatab nende teemade puhul see, et kuidas on võimalik, et no ükskõik millise polariseeruva teema, ma olen ise näiteks toonud ühte poliitikut, kes tegi oma elukaaslase siis lastest ebasundseid pilte. Ja kui see välja tuli, ma esitasin küsimuse sotsiaalmeedias, et kuidas on võimalik, et politsei nüüd standardprotseduure ei tee, et kõik sellised, kelle kahtlus on nagu selline räige kahtlus on nagu pedofiilias või sellistes asjades, et siis joostakse pikali ja nii edasi. Ja põhimõtteliselt ma sain sotsiaalmeedias kambaka, et kuidas ma aru ei saa, et tegemist on tellimuslooga. Vabandust, ei saa aru. Ma ei saa aru, kus kohast see tuleb, et inimesed suudavad ühtemoodi mõelda niimoodi kohe, teaduspõhiselt. Aga see ongi see, et sellises olukorras tekib hästi kiiresti selline nii-öelda sõjamoment. Konflikt on kohe. Ja. Konflikt jagab inimesed kahte leeri. Enamasti ei ole kunagi, et ollakse nagu ühel pool. Info on sama, ma ei saa aru, kuidas nad suudavad kohe aru saada, kus see tõde, jutumärkides tõde nagu on. Küsimus ei tohi eitada selle kohta. Aga see on see sama, et kui sina ei taha pimedana karjas joosta, siis sind ja sinu küsimusi lihtsalt ei kuulda ja ei tunnistata. See on tegelikult, ma arvan, see on väga lihtsalt psühholoogia. Võitakse isegi takistada nagu selles mõttes. Et ongi, aga tegelikult mitte ainult mitte tunnistamises pole probleem, ma ei tunnista sinu küsimust või sinu teema püstitust. Probleem on selles, et ühel hetkel muutub see tühistamiseks. Ja. Hannes, sina lõpetasid Delfi lugemise päeval, kui Herman Kelomees püüdis tühistada muusik Tõnismägi, mäletad? Oli küll, jah, ma tühistasin kohe Delfi enda jaoks. Tühistasid Delfi eesost? Ma aeg-ajalt siin, kui sa saadad mulle mõne asja või keegi teine saadab, et siis ma vaatan, aga ma siiamaani, ma ei tea, mis nad kirjutavad. Vot see on muidugi tase, kus ajakirjanik võtab kätte ja hakkab kedagi tühistama. See oli nii absurdne lugu. Mina ei suutnud. Paul, eks ole, Paul Keres, ma mäletan, tegi seal sotsiaalmeedias postituse, kus ta nii hästi ironiseeris selle üle, et mis seal Delfis otsivad iga päev keda tühistada, et seal Moora vähkreb maas, et tahaks tühistada Kelomees kuidagi moodi, seal suur urgast mingisugune sült tilgub, et kus saaks veel kedagi tühistada. Aga vaata, mina niimoodi ei suutnud. Aga see ongi nagu see, et te tahtsite tühistada inimest selle eest, et ta selgsirgu laulis ja pidas kõne üritusel, mida mitmed inimesed eesotsas selle Kelomehega pidasid tegelikult halvaks ürituseks, nende jaoks mitte sobivaks ürituseks. See oli siis meeleavaldus, et protestida vaba ühiskonna jalge alla tallavate jaburate piirangute vastu ehk vaktsiinisunni vastu veel on ju. No väga hull aeg oli. 2021 sügisel. Aga nagu ma ütlesin, see jätkub neid teemasid, kus valesammu astumine tühistamise või vähemalt tühistamiskatse kaasa toob, on ju küll ja veel. Kusjuures tegelikult ei pruugigi tühistamine täita eesmärki kellegi sõnumit kui sellist hukka mõista, vaid see on võimalus rünnata inimest ka mingil muul eesmärgil või põhjusel. Ma jäin sellele mõtlema ka sellega seoses, kui siin president Karis Ukraina sõja lõpetamise võimalustest välismeedias rääkis. Kusjuures ma siin pean kõigi vaatajate, kuulajate muidugi aus olema, et mulle meie praegune president Alar Karis väga hästi sümpatiseerib, kuigi võrreldes eelmisega? Ühesõnaga võib-olla mitme eelmisega, et kuigi me siin väikses Eestis võib-olla presidenti ei vajagi, aga see selleks on. Ehk siis mulle tundub nende Karise kommentaaride puhul, et meie juhtpoliitikud, kes teda kohe sildistama läksid, vist ei vaevunud üldse vaatama, mida ta siis tegelikult ütles. Ja nende tuules siis suur osa kommenteerijatest sotsiaalmeedias, kes teda praktiliselt kapitulandi ja Putini sülekorrana siis kujutama hakkasid samuti, ei kuulanud või ma ei tea, tuleks võinud mõne artikli läbi lugeda, kus siis olid ta sõnavõtud kirja pandud. Kuulasin mina Inteka läbi ausalt, ma ei saa aru, miks see jama meil siin üldse tekkis? Sa oled kuulanud? Ma lugesin jah, ma ei kuulanud ise. Vot, mida talle siis ette heideti? Ma mõtlesin ka, ma sain ka kohe aru, et kuule siin mingi muu mäng või? Et ütles, et ainult Ukraina ise saab otsustada maade loovutamise rahu nimel ja siis, et Euroopal peaks olema eriesindaja Venemaaga läbirääkimistel. Ja siis on Delfi, kes muideks on lubanud, et nad enam klikki pealkirju ei tooda, aga spoiler alert toodavad ikka. Delfi pani sükse caps lockis pealkirja Karise skandaal. Aga skandaal pidigi olema siis, kui kõik ütlevad, või ütleme,
kõik nõustuvad, et on skandaal, et kui suurem osa ei nõustu, et on skandaal, siis ei ole. No. Ma ei näinud, et ühesõnaga, see selleks. Ühesõnaga, Tsahkna hakkas kohe möllama, siis ilmselt peaminister Michal tundis, et tema on stardijoonel veidi magama jäänud, võttis ka kohe järgi. Presidendi sõnad olid ebaõnnestunud, ütles ta. Aga ootame korra, milles see skandaal siis seisnes? Mis sõnad need siis ebaõnnestusid? Kas Ukraina ei pea praegu USA vahendusel siis Venemaaga mingeid läbirääkimisi? Kas ei või öelda, et Euroopa võiks ka kuidagi mingi eriesindajaga seal kaasas olla? Kas teiste riikide juhid ei räägi sama juttu? Macron näiteks või siis jutt sellest Euroopa tasemel, et näe, Soome president Niinistö oleks päris hea eriesindaja? Ei, aga me oleme kuidagi ära lukustanud ennast, et me ei suuda võib-olla lihtsalt aega kaasas käia, et peab ühtemoodi kuidagi, ma ei tea, mida siis tuleb ühtemoodi öelda, aga see on, ma olen nõus, see suhestumine, see Ukraina sõjateema, see on ka nagu täpselt see, kus sa pead nagu miiniväljal käima, et igaks juhuks, kui sa oled veel mingi positsiooniga isik, et mitte, ma ei tea, sattuda, ma ei tea, sul on sõber Venemaal, eks ole, näiteks või midagi, et siis satud selle tõttu tühistamise ohvriks, kuna ma ei tea, käisid sõbral külas. Ühesõnaga, see on nagu miiniväli. Muidugi oli naljakas kohe lugeda, kuidas erinevad väljaanded hakkasid kohe treima lugusid, kuidas Karisel pole enam võimalus presidendile jätkata teisel ametiajal, on ju. Aga vot see oligi ilmselt selle ajuvaba skandaali funktsioon, on ju. Et tuleb kuidagi tekitada foon, et näed, et ei sobi, sest kuidagi ei astu meiega ühist jalga. Ei, lisaks sellele ikkagi põhjendamatult ka öeldakse, et Kremli-meelne on selles mõttes, et Aga oled sa tähele pannud, et see Kremli-meelne või Kremli hüpiknuk või Kremli jutupunktid on kohe esimene asi, mis lajatatakse lauale, kui sulle keegi ei meeldi? No jaa, meie sõber Jürgen Oi, mulle ei meeldi talv, Kremli käsilena. Aga ei, kliima, ütleme, skeptikud on ka Kremli käsiled, absoluutselt. Aga ei, Jürgen Ligi on, meie sõber Jürgen Ligi on ju suur see Kremli, ütleme, ühesõnaga ta devalveerib ennast lõpuks ise ära see asi. Ja mina jaoks ka, kui keegi juba hakkas seal pihta, see Karis ja mis seal, vaata, geopoliitiline arutelu tegelikult, et kuidas, mismoodi pead nagu nende realiteetidega kuidagi moodi ju arvestama, eks ole, ja siis ütleb, et ei, see on küll vale jutt nüüd ja ukse taga seal, mis ta ütles, Tsahkna ütles, et käis kaapimas ukse taga, nagu tead mingi peni. Ei, kuule, see kohe võib ära tead kõrvale jätta, et see on jama. Vot, aga see on ükskõik, mis teema parasjagu on, kui kuulutada tohib ainult tõde, siis tegelikult tõeni ju ei jõuta. No, absoluutselt. Ja kui põhimõtteliselt saab tühistada presidenti, kes siis veel julgeks üldse, ma ei tea, libastuda? Me räägime presidendist siin on, me ei räägi, ma ei tea, minust või sinust. Nii et selline tühistamine takistab ennekõike vaba arutelu ja nagu öeldud, neid teemasid, mille puhul inimesed tühistamise hirmust tõenäoliselt oma arvamust enam vabalt ei väljenda, jagub. Aga see ei ole ju enam vaba ühiskond. Ei, absoluutselt. Kui ma kardan rääkida millestki, siis ma ei, jah. Ja aasta lõpus, nagu me mäletame, langes sellise tühistamise ohvriks ka kirjandusteadlane ja ERR-i endine nõukogu esimees Rein Veidemann. Tema avaldas oma vaadet, et isadepäeva hommikul riigitelevisioonis homopaari esile tõstmine, kes on oma lapsed saanud surrogaattema abil, ei ole kooskõlas meie väärtusruumiga. Selline skandaalne avaldus, eks ole. On siis skandaalne või? No tänane valitsus... Delfi pani pealkirjaks skandaal, ma ei tea, või lugenud. Ma ei mäleta. Kes vana asja meelde tuletab, sellel silm peast välja. Ühesõnaga tänane valitsus, mis siin mingeid LGBTQ tegevuskavasid vastu võtab, selliseid avaldusi selgelt ei aktsepteeri. Seda me ju kõik nägime. Efektiivne tühistamine. Kultuuriminister, peaminister isiklikult mõistsid hukka. Nõudsid inimese väljavahetamist, tema karistamist. No ja nii läks. No jah, täpselt nagu presidendi puhul, see käib neil mingisuguse ühtse loogika alusel. Aga kui katsuda nüüd väärtusruumi seisukohast see tulemus ka sõnastada, siis milline see oleks? Ma pakuks ühe võimalusena seda sõnastada nii. Eesti asub väärtusruumis, kus ei ole heaks tooniks hakata debateerima moraalsete aspektide üle, mis puudutavad surrogaatemadust. Kas me sellist väärtusruumi tahame? Ma ei tea, minu arust ei taha. Me oleme seda surrogaatemaduse teemat siin põgusalt varem ka kommenteerinud, et see ei ole ju midagi, mis on hea positiivne ja osta ja maksta kellel, ühesõnaga. Nii et kokkuvõttes tundub, et see tühistamine on pigem vahend millegi saavutamiseks ja tihti on sel tegelikult mingi
poliitiline eesmärk on ju. jah. Ma arvan, et me ei tohi sellega leppida. Just sellepärast, et selliste olupoliitiliste tühistamisega kaasa minnes me tegelikult mitte ei kaota ühiskonnana, vaid ka igaüks individuaalselt me kaotame midagi. Suure osa oma inimlikkusest, sellest eelpool, võtame alguses mainitud südameharidusest. Väga ilus sõna endiselt. Sest tegelikult võiks terves ühiskonnas ka igasugustel polariseerivatel teemadel olla võimalik vabalt arutada ilma, et peaks kartma tühistamist. Ja võiks olla viisakust teineteist ära kuulata, ilma et ükskõik kumb pool hakkaks siis teist sildistama. Sest kui seda ei ole, siis mis vaba ühiskond me tegelikult oleme. Ehk siis tahakski nüüd anda kõigile vabaduste, empaatia kriitikutele ja mitte mõistetele väikese nõuande. Järgmine kord, kui tahate hakata vastaspoolt maha tegema, proovige parem aru saada, mida teine pool tegelikult öelda üritab. Ja sa ei pruugi olla samal arvamusel, sa kindlasti ei hakka, keskeltläbi inimene ei hakka oma arvamust selle valguses nagu ümber kujundama, aga võib-olla saad aru, et ka teisel poolel on päris argumendid. Ja mine tea, võib-olla saavutate ka aruteludes mingi teineteise mõistmise. Olgem ausad, ega kaotada ei ole midagi, kui siis võita natuke südameharidust. Jah, eks peab ise ka selle südameharidusega tööd tegema, ma hakkangi kohe homme hakkan pihta ja katsun vähem irooniliselt vastata Jürgen Ligi erinevatele väljaütlemistele, kas või oma mõttes. Aga ma arvan, et lõppkokkuvõttes see on iseenesest väga hästi sõnastatud ja ühiskondlikku kokkukuuluvust me tegelikult, me võiksime vähemalt püüelda väikse ühiskonnana selle poole, eks ole. Nii on. Ja eks me selle südamehariduse teemal ka vähemalt osalt siit jätkame, et kohe ongi stuudios Rein Veidemann. Ja nüüd ongi meil stuudios kirjandusteadlane ja ERR-i nõukogu, nüüd siis juba endine esimees, aga praegu endiselt nõukogu liige, eks ole, Rein Veidemann. Tere, Rein! Jaa, tere! Rein, te olete ju ERR-i nõukogus praegu edasi ja ma mäletan, et teie mahavõtmise puhul rääkis see osapool, kes teid siis lõpuks esimehe koha pealt maha võttis sellest, et vaja on töörahu. Kas töörahu on nüüd saabunud? Seda ma ei tea, sellepärast, et sinna sisse ei näe. Viimasel ajal ma ei ole isegi käinud tele- ega raadiokohvikus ja nii et ma ei oska selle kohta midagi öelda, mis rahu seal on. Minu meelest, mis puudutab Ringhäälingu nõukogu, millega ma kokku on puutunud, meil on üks koosolek olnud pärast seda ja sellele koosolekule ma muidugi kohale ei läinud, vaid olin Zoomis. Natukene raske oli nii-öelda vahetult nagu siin teie juures praegu istuda laua taga inimestega, kes 6 aega enne seda olid tõstnud käe minu tagandamise poolt, nii et ma eelistasin suhelda nendega distantsilt. Aga järgmisel koosolekule, mis on tuleval teisipäeval, sinna ma lähen kohale. Kuid meil on selles mõttes osavõtt on nii distantsilt kui ka kohalolekuga ja niisamuti ka hääletamised, mistõttu ei ole nõuet otseselt seal olla. Teine asi on see, kui sa üldse puutud, aga puudutakse väga palju. Ma olen nüüd 8 aastat olnud Ringhäälingu nõukogu esimees ja on olnud väga palju olukordi. Me ei ole isegi kvoorumit kokku saanud 2-3 korral, mistõttu inimesed on puudu, kuna siis enamus praeguse seaduse järgi on ju fraktsioonide esindajad, mis tähendab, nad on poliitikud ja seetõttu nendel on koosolekud, komandeeringud, aga on ka haigeks jäädud. Nagu ikka. Mis nii et töörahu mulle, ma ei oska selle töörahu kohta midagi öelda. Mis tundega ikkagi nagu te sinna nüüd koosolekule lähete selles mõttes, et nüüd on natuke aega, et distants on vahel olnud, eks ole, aga see, kuidas nii-öelda eelmise aasta lõpus olukord nagu arenes, seal oli ju päris inetu või kuidas tunnete? Jaa, ma isegi ma palusin meie juriidilisel teenistusel see protokoll võimalikult täpselt teha, mis oli siis 9. detsembril ja
minu soovile tuldi vastu, mistõttu see oli siis üsna detailne ja see Õhtulehe veebivariandis on ka avaldatud see protokoll ja kes vähegi seda loeb ja püüab, ütleme, need, kes on minu põlvkonnas, siis ma usun, et nad teevad üsna suured silmad seda kõike lugedes, aga see toob esile ka nõukogu liikmete erineva nii-öelda kuuluvuse, nende maailmavaatelise, nende väärtushinnangulise poole ja raske on. Väga raske, ma arvasin, et ma olen läbi tulnud vasstorudest ja kuidas seda iganes ka öeldakse, sellepärast, et ma olen ikka üks laulva revolutsiooni ja Eesti Vabariigi taastajatest ja 1989. aastal näiteks olin ma praeguse siis on see Sõle tänav, aga siis oli ta Marksi puieste, kui me tegime kampaaniat ja mind visati tomatitega. Ma siis seisin vastu seal Koganile, nii et ma olen väga paljudes erinevates kriitilistes olukordades olnud ja kuidagi ma ei ole seda võtnud, ma olen võtnud seda teatud võitlusolukorra, kus tuleb ennast kokku võtta ja siis säilitada meelerahu, kindlust jääda enda juurde. Ja ühtäkki olen ma olukorras, mis mulle kui kirjandusinimesele literaadina on väga tuntud, need, kes on lugenud Franz Kafkat, protsessi, ärkad üles ja sind viiakse kohtusse ja sa pead tunnistama süüdi, aga sa oled ainult unenäost seda näinud. Nii et umbes sama tunne valdas mind ja ma distantseerisin sellest ennast, püüdsin distantseerida, aga eks kõik see, mis sa alla neelad, nagu öeldakse, neela alla, ära võtta südamesse. Tead, see on ikkagi niisugune, see on lohutav ütlemine, sest tegelikult organism sadestab ikka kuskil alateadvuse kaudu selle kuhugi ja lööb selle välja. Ja juba aasta tagasi, kui me jaurasime selle track show ümber aasta tagasi, täpselt samuti jaanuaris-veebruaris, siis sattusin ma juba esimest korda EMO-sse südamearütmiaga ja hiljem veel 2-3 korral, kusjuures rohud ei aidanud, vaid tuli elektriga põmdi taastada südamerütmia aga nüüd olen ma saanud ühe protseduuri ja ma loodan, et see süda kui mootor, selle kohta anti mulle üsna positiivne hinna, see mootor peab veel mõnda aega vastu. Seda on hea kuulda, Aga jah, vastates ma vabandan, et ma läksin nüüd lobisema, aga jah, on raske minna, tähendab. Minu põhimõte elus on olnud niimoodi, et inimesed, kellega mul on raske suhelda, ma püüan neist eemal hoida. Ma olen viisakas, ma võtan vastu tered, aga ma ei lasku nendele pikematesse vestlusesse ja kõige rumalam lugu selle juhtumiga seoses oli, et ma ei osanud seda oodata, et see selgus alles pärast seda esimest koosolekut, kui Paavo Nõgene, nõukogu liige ja teine siis fraktsiooni esindav nõukogu liige Valdo Randpere, kes üldse on kogu sellest loost, kui te tähele panete, väga kõrvale jäänud kogu aeg, tema ei ole eriti siis ma sattusin neid uksel kuulama ja oli see Randpere või oli Nõgen, üks meil hääled ei ole koos. Ühesõnaga plaan oli valmis, kambiit oli juba üles seatud, ainult hääli ei olnud koos. No ja siis
siis mindi Sule Valneri juurde, kes on vastvalitud eksperdina nõukogu liige, muuseas umbes samasuguse minevikuga nagu ma ise, ta on ka juba üksjagu aastates, alustas samuti Rahvarinde juurest lehetoimetajana, siis tema meelitati kampa ja siis oli see 6 hääl koos. Meil ma kõrvalt seda asja jälginud, aga ma mõtlesin nagu seda, et kui te panete korra nagu selgitate meile seda oma perspektiivi, nagu te praegu natuke juba selgitasite, eks ole, et mis siis tegelikult juhtus. Oli isadepäeva hommik, oli mingisugune saade, kui ma õigesti mäletan, siis keegi poliitilistest erakondadest ilmselt EKRE tegi mingisuguse esildise selle kohta, et nii ei sobi. Järgmisel päeval, jah. Siis küsiti teilt kommentaari, see saade oli, eks ole. Mina ei teadnud sellest midagi, et nad olid vahepeal suure kampaania käivitanud ja tüüpiliselt Martin Helmele, kes on olnud nõukogu liige ja kelle ma kahjuks omal ajal, ta ise tegelikult taandus, aga enne seda oli veel ajakirjanik Urmas Reitelmann, kes koosolekutel kippus vanduma ja käitus väga väljakutsuvalt ja siis ma ütlesin Martin Helmele, õigupoolest Mart Helmele, keda ma tunnen Pärnu päevilt ja kes on minuealine. Nii et ütlesin, et nii ei saa, et meil eksisteerivad mingisugused suhtlemisreeglid, et võib-olla siiski vahetate välja fraktsioonis ja vahetatigi. Nii et täpselt nii, nagu te praegu spekuleerite, ma ka ei tea üldse, ma olin koeraga väljas, süütu inimene ja siis Postimehest üks ajakirjanik helistab, jah. Nii et ma olen seda korduvalt rääkinud, et see on niimoodi, et kui te olete millegi, nagu praegu, eks ole, kujutage ette, te istute siin, tuleb uksest sisse keegi teine, ütleb nii, vastake nüüd palun, kuidas teie suhtute sellesse? Ma pean ütlema tõesti, et ma ei ole niisuguse reageeringuga, ma ei ole poliitikana, ma ammu. Poliitika muidu saab kohe aru, et nii, siin tuleb tõmmata nüüd pidurit, siin tuleb mõelda, see on kindlasti väga suure tagamõttega küsimus. Midagi tahetakse teha, aga mina tunnistan, siin teie ees, siin podcastis tunnistan, olen naiivne inimene, olen idealist, usaldan inimesi kergelt, need on minu iseloomu omadused, aga ma mõtlen nagu seda ka, mis te siis lõppkokkuvõttes ütlesite, et kas seda, mis te ütlesite, ei tohi öelda või? On ju nii, mul on see küsimus tekib tuleb välja, et ma ei tohtinud öelda, et tähendab laiendatult see lause oleks siis niisugune. See, mis ma ainult ütlesin, kujutage ette üks lause, ühe lausega käivitas ma tegelikult kogu Eesti nii-öelda avalikus elus suure revolutsiooni, mis on tagasiulatuva mõjuga selle tõttu, et 1,5 aastat tagasi võeti vastu survega valitsuse usaldushääletusega võeti vastu pereseadus, mis laiendas teatavasti siis samasooliste inimeste õigust registreerida oma kooselu. Normaalne. Abielu näol. Jah, aga kuigi ühiskond oli kohutavalt selle vastu, see on nagu selle öeldes siis siin on ju uuringud selle kohta. Uuringud olid, demonstratsioonid olid, pärast seda, kui see vastu võeti, pool Toompea platsi oli tohutu lilleaed oli pandud, kui te mäletate. Yeah. Nii, aga selle ma olin kõik ära unustanud, et see võeti tohutu survega vastu ja see äkitselt nüüd purskus esile just nimelt selle minu ühe lause peale, kus ma ütlesin, et isadepäeval 2 isa toomine isadepäeval, ma rõhutasin konteksti, ma olen ikka päris haritud inimene ausalt öeldes, 2 ülikoolis professor olnud ja rõhutasin konteksti, kuna ma tean, et kontekst määrab teksti staatuse, see on elementaarne. Absoluutselt. Kontekst määrab testi staatuse ja siis ja ütlesin automaatselt, mis mul on juba nagu lihas mälus, ütlesin, et selle päevaga seoses ma arvan, et see ei ole sobilik meie väärtusruumi. Nii ütlesingi, kõik, üks ainus lause ja arvasin, et nii ongi kõik ja siis jõudsin koju ja kus siis
Läks lahti, jah? ma jõudsin vaevalt koju 12 minutit enne 7 kõne. Ja väga ärritunud häälega. No aga ta ongi ilmselt iseloomult niisugune väga süttiv ja helistab mulle Marko Reikop, kes hakkab kohe Ringvaade saadet tegema. Ta ei ole üldiselt mulle helistanud, ma ei tunne teda, me tervitame küll, aga telekohvikus, ja siis väga ärritunud häälega ütleb, mulle ei meeldi see, mis sa ütlesid, tema sinatas mind. Noh, me peaks alati kokkuleppe tegema, kas me sinatame või mitte. Lihtsalt see on Eesti väärtusruumis, see on kultuuris niisugune praegu veel siiamaani. Muidugi nüüd on minnud üle sina peale, mingu siis. Aga no ja siis ma tahtsin midagi vastata, mul ei ole aega sinuga rohkem rääkida, ma lähen Ringvaade saadet tegema, aga sa pead teadma, et see meile ei meeldi, sa oled meie töö ära rikkunud ja üldse. Muide, see kõik on vajunud praegu nii-öelda vaiba alla. Ja kui te räägite kodurahust, me ei tea mitte midagi, Marko Reikop kuskil ainult ütles, et ta kaitses oma kollektiivi, aga ta ütles, et see ei meeldi ka mulle, see ei meeldi meie kogukonnale, siis ma sain muidugi aru, kellest jutt on, et on ühest aktiivist, ühest survegrupist, kes siis esindab teatavat vähemust, mina ei tea, missugused vähemused seal on seal taga, aga nii see läks ja siis oli järgmine päev, olid kohe, ja nüüd ma ütlen, ma panen oma ordenid rinda, te näete, ma näitan teile praegu, ma panen oma ordenid rinda, mul on 3 ordenit, peaminister, isiklikult andis mulle ordenid ja kohe tuleb mõelda, kas see inimene üldse sobilik on. Teine, eriti julgeoleku küsimus, siis välisminister andis mulle ordeni, nõudis ka. No ja siis lõpuks tuli kultuuriminister mustvalgel saatis avaliku kirja Ringhäälingu nõukogule, survestades otseselt vahetult avalik-õiguslikku Ringhäälingut tegema, kaalutlema seda, kas esimees sobib sellesse rolli või mitte. Kas sa kuulsid, kas keegi seal seda muidu on alati tuleb ju, toimetuste poolt tuleb ju see, et me oleme sõltumatud ja kuidas siin niimoodi. Kas sa kuulsid teisi kuskilt, ei kuulnud? Mina ka ei kuulnud. Aga mina kuulen praegu hästi palju seda, et seesama, et peaminister, välisminister, kultuuriminister, kõik nagu kritiseerivad. Kas oli keegi, kes nagu oli teie poolt ka, ütles avalikult välja, et aga mida ta valesti tegi? No oli muidugi. Need tähendab siis need erakonnad, kes on opositsioonis praegu, nagu Keskerakond tegi avalduse kohe, siis kõige ägedamalt reageeris EKRE ja nende esindajad, Varro Vooglaid muidugi, kes on juristiharidusega, väga äge ja intrigeeriv, see on tema temperament, nii et neid avalikke toetusavaldused tuli, aga nad olid poliitilised ja siis ja muidugi läks lõõmama, leegitsema läks kogu sotsiaalmeedia. Ja. Nii et enesestmõistetavalt siis, kuna minu sotsiaalmeediakonto on seotud minu sõpradel, keda mina olen sinna võtnud, siis seal oli palju toetuse. Aga ma tean, et oli väga palju teised sotsiaalmeediagrupid, mis siis ütles parast talle, mis see vanamees seal kobiseb üldse ja lõpetagu ära ja sent surmaga võrgu ja ikka veel juhatab ta. Midagi väga räigelt selgub, et osa ühiskonnast läks ka siis selles mõttes asus teispoole, nii et igatahes selle elamussajate peatoimetaja Karmel Killandi helistas minu tütrele, kes on ajakirjanik, Õhtulehest, ütles, et ja mis neist saab, et mõtle oma isa peale, et ta tervis ikka vastu peaks, aga kujutad ette, Anu Välba nutab ja ei tea, mis nüüd teha ja kuidas niimoodi ja ühesõnaga siis ilmselt siis kõik see süsteem vajus siis, nagu öeldakse, tekkis kaos, hetkeline kaos. Siis koguti ennast ja siis võeti see kambiit ette.
aga mida see selles mõttes, kui nüüd mõelda sellele natuke, õnneks on nüüd ajaline distants vahel, et mida selline asi Eesti ühiskonna kohta teie nagu näitab, kui me ei suuda rahulikult tegelikult selliseid teemasid arutada, kus teisugune inimene kasutab sõna väärtusruum lauses, et mis puudutab siis ütleme siis seksuaalvähemusi, aga tegelikult ka olulise teemana, moraalse teemana tegelikult ka surrogaatemadust, mis ei ole tegelikult Eesti Vabariigis ju lubatud. Et mida see näitab Eesti ühiskonna kohta, kui me koheselt kaevame kaevikud sügavaks ja kõik hakkavad tulistama, teie jäite sinna vahele? Ja mina antud juhul küll täiesti ma ei tea, see on nii absurdne, et kogu selles loos, millest on nüüd juba 3 kuud möödas varsti, kogu selles loos on ainult üks inimene süüdi selles, et niisugune lugu tekkis, kujutage ette, ja see, nagu öeldakse, Pikne maandati selle peale ära, ma ei tea, kas see kodurahu tõi või mitte, ma ei ole selle kursis, ma ei saa sinna sisse näha, aga maandati ära ja öeldi, nüüd on kodurahu. Sellel koosolekul, kus seda asja arutati, ütles, et ja see oli tõesti mustvalgel ka Õhtulehes, protokollis on see kirjas, Valdo Randpere ütles, mis sa üldse dramatiseerid, täna valime sind ära maha, homme paneme sind tagasi. See on esiteks, näitab see seda muidugi, et esiplaanil on ainult väga lühiajalised, väga hetkelised poliitilised huvid, esiteks. Teiseks, Eesti ühiskond on täiesti lõhki, ma ütleksin ribadeks lausa, ribadeks ja õnneks on meil siiski niisugused kohad olemas, kus me tunnetame, et meie mingisuguse sügavas põhjas me oleme meil on teatud ühisosa, meil on niisugune emotsionaalne ühisosa, see tuumstruktuur püsib paigal, seetõttu me oleme elus, seetõttu on meil Eesti, seetõttu me kestame, aga mis sinna peale on kogunenud, seal on väga palju muidugi mineviku taaka, see on üks asi, teine asi on muidugi see, mida ei ole õpetatud ja mida ei ole harjutatud ja mida ei osata, on arutluskultuur. Et igal kultuuril on ka sisemiselt olemas arutluskultuur. See on nii, ma olen valmis teiega vaidlema, aga minu vaidluse lähtekoht on see, ma respekteerin teie ühte või teist seisukohta, kuid palun kuulake nüüd ära ka minu seisukoht ja laskem siis avalikkusele hinnata, kumb siis on õigel teel, kumb mitte. Vaat seda arutluskultuuri meie avalikus meediaruumis ei ole, väga vähe. Kui vaatate, kas või loete lehti, siis juba pealkirjade pealt tegelikult inimesed lükatakse lahku nagu pealkirjad ja miks? Sellepärast, et võideldakse tähelepanu pärast. Kõige defitsiitsem asi inimese elus on tema aeg ja meedia kõik võitleb tema selle aja natukese pärast, et kas ta kuulaks või vaataks mind ja seetõttu selleks on vaja tähelepanu. Ja tähelepanu saab dramatiseerimisega, konfliktidega. Seda õpetatakse ajakirjanikele juba maast madalast, kui nad ülikooli lähevad. No absoluutselt. Mina mõtlen seda sama praegult, et tõite välja selle, et arutlemist ei toimu, et oskust ei ole arutleda, et ma olen täitsa nõus, ma ei taha öelda, et igapäevaselt, aga päris tihti on see, et kui ma mõtlen teistmoodi, ei mõtle nagu kamp, siis otse näkku ei ütle mulle keegi mitte midagi, aga sa saad aru, ma ei tea, lähed kuskile ruumi, jääb tuleb vaikus lihtsalt, sest ükskõik mis, mina mõtlengi seda, et kõige väiksem asi, mida sa saad teise inimese puhul teha, on ta ära kuulata. Sa ei pea nõustuma, sul võib olla oma arvamus, aga millegipärast sinu arvamus ei oma tähtsust.
aga miks see nii on? No vot, see liitubki nüüd selle juurde, mis on viimasel ajal nii-öelda nimetatakse tühistamiskultuuriks, kuigi ma selle ei liitaks, põhisõna kultuur sinna otsa ei sobi. Tühistamine, see tähendab seda, et inimene objektistatakse. Mind õpetas minu mentor Ülo Vooglaid. Juba 1987. aastal läbisin ma tema kursuse, meil oli siuke, no mitte, see oli Pirgu arenduskeskus, kus siis seal toonane intellektuaalne eliit käis koos ja siis minu jaoks oli see tohutu suur nii-öelda hüpe ühte teadmiste ringi, et meie siin teiega oleme subjektid, inimesed, eks ole, hingame, refleksid on ja nii edasi, kuid peale selle meil on ka subjektsus, meie eneseteadvus, mille me omandame teatud väärtussüsteemidega, kooliga, perekonnas, minevikuga ja nii edasi. Nii et see, millele te viitasite, see tähendab subjektsuse arvestamist, et inimesel, et ta ei ole su ees lihtsalt kui objekt ja objekt on sel hetkel, sellest jälle väga kujukalt räägib teise ilmasõja läbi teinud suurtükiväelasena minu õpetaja Jüri Lotman, et inimese tapmine eeldab, et inimene muudetakse objektiks kõigepealt, sa oled asi lihtsalt ja sul ei ole mitte mingisugust seost niimoodi, nii et aga tapmiseni ei pruugi minna, kuigi sõna iseenesest on relv. Tegelikult sõna on kasutamine siis nii-öelda ütleme käsuna või ettekirjutusena või siis väljalülitamisena või ole vait näiteks, eks ole. No, seda me ka perekondades teame või et aitab või nii edasi. No niisugust asju me teame kõik ja seetõttu ma tahangi öelda teile, et see tühistamine seostub just nimelt subjektsuse kõrvale tõstmisega. Olete lihtsalt, on üks objekt paljude hulgast, aga noh, nii on ja see tuleb ühtäkki. Ma olin mõtlesin üleeile, või 2-3 päeva tagasi mõtlesin, kuulnud seda, et meie president Alar Karis on mingisuguses kontekstis öelnud, et võib-olla peaks ikkagi selle maailma kõige suurema kurjategijaga või vähemasti seal tema ümbrusega või vähemasti selle administratsiooni kuidagi üritama rääkida, sest hoia vaenlased lähedal, see on niivõrd elementaarne Rooma aegades pärit, sõpru võib sul olla, aga vaenlane hoia endal hästi lähedal. Nii et võib-olla ja mis juhtus? Jumal hoidku, kõik nad kargasid meie presidendi kaela, mõtlesin, ma saadan talle vähemasti, et nüüd me oleme ühes paadis, aga mul ei olnud tarvidust isegi seda saata, sellepärast, et juba ajakirjanikud, ikka seesama tähelepanu vajadusest tingituna, hõiskasid juba, näete, Karis tegi ka Veidemanni. Ta ütles seda kui vanaisa, sest ma tõesti ütlesin tookord seda kui vanaisa. Kuulge kolleegid, kui see ei ole absurditeater, kui see ei ole, ma ütleksin Viivi Luige ühe romaani pealkirja, kui see ei ole varjuteater, siis mis see on? Nii et minu meelest kogu see olukord vajab ja teie küsimus, et suunavad selles suunas, vajaksid tõepoolest kainet arutamist, just nimelt arutamist vastu poolt niimoodi. Nii et mina olen valmis ka näiteks laua taha istuma, kui minu vastas on samasooline, ütleme, kooselupaar või isegi registreeritud. No nõukogu liige on meil, üks nõukogu liige on meil, ta on ka selle avalikustanud, härra Paavo Nõgene, on kooselus. Ta nii ütles ka koosolekul. Mina seda muidugi ei teadnud varem ja selge see, et ta on huvitatud osapool. Tema oli huvitatud osapool. Mina ausalt öeldes ei ole huvitatud osapool, kuigi
minu tutvusringkonnas on väga palju samasoolisi ja mõnede nendega saan väga hästi läbi. No meie asumis näiteks on kohe 2 lesbipaari, kasvatavad ühe osapoole last kahekesi, toovad mulle maalt õunu, me saame väga hästi läbi ja mul ei ole, nad tegid minust homofoobi. Kus ma peaksin karjuma, mis puu alla ma peaksin hüüdma, et ma ei ole homofoob. Ma respekteerin seda osa ühiskonna vähemusest, mis on nii kujunenud juba Iidamast Aadamast saati Rooma aegadest ja veel edasi. Nii et aga see sütik, jah, vaadake, asi on selles, et kui lasete välja, siis kõigepealt kuulil peab olema esimene see tong, see sütik, mis paneb plahvatama selle ja kuuli liikuma. Ja ma siiski nüüd ma arvan, võib-olla, et selles ma siiski arvan, see ei oletus, ei ole, et see sütik läks käima just nimelt ühe osa homoaktiivi poolt, kes siis nihutasid selle poliitilisele areenile, kuna 1,5 aastat tagasi see kõik põles, kuidas see vastu võeti, see ei olnud nii-öelda loomulik protsess ja vaat nii see läks. No ma ei tea, mulle tundub samas selline, lääne ühiskondades siin on see laiemalt kehtestatav selline ideoloogiline positsioon niikuinii see, et sa ei tohi sellisel teemal arvamust avaldada vähemalt avalikus ruumis ilma, et sa saaksid nagu tühistatud. Te olete selle põlvkonna inimene, kes ilmselt pehmelt öeldes kratsib kukalt, kui me räägime siin mingist transsoolisusest ja asjadest, aga lääne pool selliseid asju surutakse peale, et ühele Kanada professorile tehti isegi ju Kanada riigi poolt mingi erikoolitus, kuna ta keeldus ütlemast, et mehed võivad naised olla või midagi sellist. Jordan Petersoni pean siis silmas. Et selles mõttes, mida ma selle mõttega nagu öelda tahan, on see, et ehk on see lihtsalt tänase selline olupoliitiline reaalsus on ju, ja mitte keegi ei tohi tegelikult selles mõttes öelda, aga ütleme väikest inimest, kes siin oma sõpradega niimoodi räägib, ei pannud tähele, aga positsiooniga inimest pannakse tähele ja siis tuleb ta kohe nagu maha lüüa, et kehtestada midagi. Aga mis see ühiskond ei ole enam täisväärtuslik ühiskond selles mõttes? Jah. Vabadustest rääkis. Siin, vabandust, mida ma tahan sellega seoses öelda? Meil on liiga palju keskpärasust. Meil ei ole enam autoriteete. Kui te oskaksite mulle nimetada niisuguseid ühiskonnas muidugi seda ei ole ka enam vist võimalik oodata, et need on olemas. Sellepärast ühiskond on just nimelt selle üleüldise meediastumise taustal väga pihustunud. Ja seetõttu autoriteetseid hääli, autoriteetseid inimesi, keda kuulatakse, toome näiteks Lennart Meri. Väga raske iseloomuga, ma tundsin teda isiklikult väga lähedalt, aga ta oli autoriteet. Või näiteks siis professor Rein Taagepera või siis isegi praegu hetkel ei tule rohkem nimesid esile, aga seda tüüpi suuri autoriteete vanast ajast veel Gustav Ernesaks või mõni teine, kus nad on? Kus on need inimesed, keda siis mitte küsimuse selles, nemad ei tule ka välja. Mina ka ei oleks välja tulnud, kui te poleks mulle helistanud, et tulge meie podcasti saatesse. Inimesed kardavad juba, ei julge enam midagi välja öelda, nad on ära hirmutatud, kujuta ette, kui sa ütled midagi, kui mina praegu olen öelnud ja nüüd see levib ja kuskil keegi läheb ka teise podcasti, ütleb, et Veidemann valetab, see ei ole üldse niimoodi olnud ja tulebki sõna vastu ja siis tuleb see sulle ümber suur vaht ja mitte keegi enam mitte midagi ei julge öelda, et aru ka ei saa, kus siis see ühine pind on, mis tooks selguse, ma ei ütleks, et tõde, selgust oleks vaja ja aga kogu see süsteem näibki töötavat sellise
nii-öelda relatiivsuse täna ütlen niimoodi, homme ütlen naamoodi, kui mõelda kas või Eesti poliitika peale, eks ole. Täna tõstab makse, homme võtame ära, täna anname elektrit, homme ei anna. No ühesõnaga ei ole seda kuidagi öelda, ma tea, inglise keeles on mainstream, et see, mis hoiab meid keskteel, aga vanarahvas ütleb, et mitte vanarahvas, vaid Kalevipojas ütleb seda kreutzvalt, et esimesed ja tagumised tapetakse, keskmised koju tulevad. Nii et vaat seda keskteed oleks meil praegu hirmsasti vaja, aga ma ei näe seda. Ma ei näe seda ja sellepärast olen ma ise seda meelt, et mul on mandaat liikmena veel järgmise aasta kevadeni ja kui mõni minu nii ma pean tõesti jutumärke näitama, kolleeg Ringhäälingu nõukogust lootis, et ma lahkun üldse Ringhäälingu nõukogust, siis ja see mõte oli mul esimese hooga peas, siis seda ma siiski kingitust neile ei tee, vaid kavatsen oma liikmestaatuse seisukohast ikkagi sõna võtta. Küsisin Ringhäälingu nõukogu juures oleva ja palka saava eetikanõuniku Tarmo Tammerki käest ühe punkti kohta, et kas see kahe isa toomine ostetud lastega saatesse vastas Rahvusringhäälingu hea tavale, millele kõik töötajad kirjutavad alla, et nad järgivad seda. Eetikanõunik ütleb, vastas. Nüüd on see hea tava, aga minu arust ei vastanud, nii et ma jään eriseisukohale. Rahvusringhääling on avalik õiguslik ringhäälingu organisatsioon, nii nagu Estonia teater, nii nagu Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, nad töötavad oma seaduse alusel. Seaduse on võtnud vastu Riigikogu. Riigikogus on valitud rahva esindajad, järelikult nüüd võtame selle süllogismi kinni, järelikult avalik õiguslik ringhääling on rahva ringhääling, rahvas peab kontrollima. Mis selle eelduseks on? Eelduseks on see, et kõik, mis seal toimub, peab olema läbipaistev. Rahvas peab teadma, kes on tema see hääl, aga Rahvusringhääling on rahva hääl ja tõepoolest ma olen kogu aeg lojaalse nõukogu liikmena rõhutanud seda, et Rahvusringhääling on Eesti ühiskonna närvisüsteem. Järelikult igal ühiskonna liikmel peab olema suur usaldus Rahvusringhäälingu vastu. Usaldus saab olla ainult siis, kui ta teab, mis seal toimub, kui teab, kuidas saated tulevad, kes seal esinevad, mis nende taustad on, kuidas töö käib. Ja seda omakorda on seaduse kohaselt seadnud järelevalvama, nii on seaduses kirjatud, Rahvusringhäälingu nõukogu. Meil on järelevalve funktsioon, mitte tsensuuri, aga siiski järelevalve, kontrolli, ehk siis jällegi tulles Vooglaia õpetusse, me oleme tagasisideorgan. Rahvusringhäälingu nõukogu on juhtimisorgan ja tagasisidestaja. Igal asjal on sisend, edasisised ja tagasiside. Kui tagasisidet ei ole, siis süsteemid ei tööta. Nii on, jah. Ütleb Vooglaid, ei tööta. Jah. Vabandust minu emotsionaalsuse pärast. See teeb meid ka emotsionaalseks, me oleme ju väga suured meediatarbijad ja hoiame pöialt. Te teete seda. Me oleme endised ERR-i töötajad mõlemad. Et siiski ka nende hulgas, seal on ometigi ju väga tuntud ja legendaarsed ajakirjanikud nagu Raul Rebane, kes esimesena hõikas välja juba järgmisel päeval, et Rein tegi hirmsa vea.
see, et ta üldse nii ütles. Ma tunnen Raul Rebast ka kolleegina juba varasemast perioodist ja pean tast väga lugu, aga see mind ehmatas koledasti, et ta ka ei tabanud ära. Ta oli järelikult angažeeritud poliitiliselt. Ma juhin tähelepanu kuulajatele ja ka teile seda, et eksperdid, kes Ringhäälingu nõukogus on nime poolest eksperdid, aga neid kinnitavad eksperditeks Riigikogu kultuurikomisjon jaguneb jälle opositsiooniks ja nad kogu aeg jälgivad, et see tasakaal oleks. Järelikult kõik eksperdid saabuvad Ringhäälingu nõukogusse, nimetatakse nii-öelda jutumärkides nimetatakse poliitilise kattega. No nad on koalitsiooni eksperdid. Ja, just tahetakse niimoodi, aga ma ei tea, Peeter Espak oli ka ekspert, aga tema oli siis, nagu öeldakse, vist EKRE kattega osalt, kuigi ta eitas seda. Mina näiteks 8 aastat tagasi, kui mind kutsuti ja nimetati, valiti Ringhäälingu nõukogu esimeheks kultuurikomisjonis, ma võin öelda seda, mind valiti 3 erakonna nii-öelda vaikival toetusel, kus oli Keskerakond, sotsiaaldemokraadid ja seetõttu see enamus oli kohe nagu toetas mind. Nii et ma päris ühe erakonna poolt nii-öelda kattega ei ole. Mul ei ole seda seljatagust. Ei, ma Eespaki kohta, ka tundes teda, eks ole, isiklikult, kui ta nii ütleb, ju see nii on, eks seal võis olla see ja teine, eks ole, kes teda toetas, aga see isegi oma tähtsust on nõus, et seal alati on poliitiline tasand selles nõukogus lihtsalt sees, fraktsioonide esindajad, aga lisaks ka need nimetatud eksperdid, kes on siis, nagu te ise ütlesite, poliitiliselt angažeeritud. Jah, nüüd me ootamegi seda, mis siis see uus seaduse parandus tuleb. Rahvusringhäälingu seadus läheb ju muutmisele ja see on nüüd valitsuses ja valitsusest läheb ta Riigikokku. See seaduse muudatus, mille eest ma olin Rahvusringhäälingu nõukogu esimees 1994. See on muinasaeg. 1994 koos Hagi Šeiniga. 30 aastat. Nii, kadunud Hagi Šeiniga ja mina esimene ja ma käisin, kogu aeg EBUs käisin ja seal oli EBU juriidilise osakonna juhataja, aga seal juriidilises osakonnas on 200 inimest. Tema juhataja, praegu hetkel ei tule nimi meelde, ta ütles, et esimene asi, Eesti on üldse tõsiselt võetav tingimusel, kui te suudate Rahvusringhäälingu viia sõltumatu rahastuse printsiibile. Kogute maksu, teete aktsiisi või midagi niisugust, aga seote sõltumatult selle rahastuse, mitte niimoodi, et iga aasta käite rahandusministri ja kultuuriministri ukse taga koputamas, kas saaks natukene raha juurde. Nii et tähendab, see on see sõltumatuse eeldus. Ükskõik kui vähe või palju seda raha on. Ja me tegime ettepaneku, et siduda see siis selles mõttes, et kui riigieelarve tõmbab kokku, läheb viletsamaks olukord, ka meie olukord läheb viletsamaks. Ühesõnaga, korrelatsioon on, ettepanek läbi ei läinud ja siiamaani ka uues projektis on endiselt see sõltuvus kirjas Riigikogu eelarve tegemisest. Ja teine, mida ma nüüd põnevusega ootan, on ettepanek see, et ekspertide osakaal suurendatakse siiski ja fraktsioonid ei saaks esindatud nii palju. Võib-olla, et üldse ei ole vaja neid sinna. Soomes on 2-astmeline süsteem. Selles mõttes poliitikud määravad nõukogu, see on suur ja vaat nõukogu valib nüüd nagu kõrgemaid ametnikke riigis, eks ole, valib eksperdid. Ja vaat nüüd läheb asi juba tõsiseks, sest seal on tõesti, nõutakse, eks ole, inimestelt nõutakse näiteks magistrikraadi, veel parem doktorikraadi, ühesõnaga need inimesed, kes on juba siis kas meediaharidusega, muusikalise, kirjanduse, mis iganes kultuuri või majandusharidusega, nii et siis tuleb see eksperttasand väga selgelt esile. Mõnikord on mul hale endast.
sest et ma olen tõesti väga palju andnud endast minu armsa riigi ja ühiskonna ma olen ikkagi 27 raamatut avaldanud, neist 8 romaani, no mis ma siin ikka ärplen või no aga kes see koera saada ikka tõstab, kui koer ise ei tee seda. Et no mul mingisugune, vaadake, Pierre Bourdieu või on niisugune, ta jaotab kogu selle ühiskondliku välja kapitalide omavaheliseks võitluseks, rahakapital, sotsiaalne kapital, mis positsioonil teil on, sümboolne kapital on nüüd see, mida sa oled teinud ühiskonna jaoks, mida sa oled enda elust andnud või ja ma arvan, et see sümboolne kapital on mul üksjagu juba seda kogunenud. No on ka aastaid kogunud, ja ma olen vana inimene, 79, paljude jaoks peaks juba ammu surnud olema, no jõuame ka selle päevani, aga ja see sümboolne kapital ja ma arvan, et see, et ühiskond siiski käärima läks nüüd uuesti, nagu keegi ütles, et kultuurisõda vallandus uuesti, et see tulenes siiski sellest, et need inimesed, kes hakkasid mind tühistama ja tahtsid ja pöörasid selle poliitiliseks gambiidiks, sest selle oleks võinud jätta ju sinna samasse, kus see algas. No Reikop helistas, sõimas, vaid riidles minuga, väljendas oma seisukohta, mina vastata talle ei saanud, see oleks kõik võinud jääda sinna samasse. Mis pagana pärast, mis asi see hammustas, et järgmisel päeval kõik ministrid tormasid, mis asi see oli? Kus on uuriv ajakirjandus? Näiteks väga huvitav oleks, kui nüüd pealtnägija teeks ükshaaval, sammhaaval, avaks kogu selle teemade ringi, kuni sinnamaani välja läheks tagasi selle sama olukorra juurde, kus võeti vastu perekonnaseadus. See on üks asi, aga meil tänane valitsus on selline, mis võtab vastu LGBTQ tegevuskavasid ja nii edasi, järelikult see on nende poliitiline hoiak ja järelikult see lihtsalt nii on, et see on võimu, vektor on selline praegu. No ja vaata, seda karjatused ühiskonnas näitavad ka minu meelest ühiskonna, ma ei tea, mingit sullast, ma ei tea, kas peataolekut või kinnisilmi ringi käimist või seda, et ühiskond on üldse katki või siis nagu ma siin vahepeal, kas ennem rääkisime teiega või me üldse ennem rääkisime omavahel, et me tegelikult ei oska oma vabadust, me ei saagi midagi teha, sellepärast, et kui me midagi ütleme, siis meid kardame ka tühistamist enne, sellepärast me oleme lihtsalt vait või me karjume kooris pimedana kaasa, sellepärast, et siis me ei saa tühistatud, siis me oleme teistega koos ju. Et me oleme jõudnud kuidagi sellisesse punkti ja see on väga-väga, tegelikult on see õudne. Õudne muidugi. Ma tulin teel siia ja ma ei suutnud meenutada ühte episoodi, võib-olla teil on meeles seda, aga mind ehmatas koledasti ükskord presidendi looži tulnud president Kersti Kaljulaid. Tal oli seljas pusa ja pusa peal on sõna on vaba. Aga millega see seos oli, seda ma ei oska öelda. See oli protestiavaldus, see oli meeleavaldus, selge, sõna on vaba. Aga minus ärkas siis kultuuriuurija, kultuuriteoreetik, kes on õppinud, kes teab seda, et sõna ei ole vaba. Et alguses oli sõna on tegu. Juba piibli aegades peale, sõna on tegu ja seetõttu üks asi on see, kuidas iga sõna on teatavasti surnud metafoor, iga sõna kannab endas seda minevikku, seda tähendusvälja, jälle iga sõna satub mingisse konteksti, mis piirab teda ja iga sõna sõnavabadus kui niisugune põrkub alati teise inimese õigusega samale sõnavabadusele. See on see sama piir. Edasi
no edasi ma võiksin pidada 1,5 tundi akadeemilise loengu siis sõna väljendusvabaduse, nagu te kirjeldasite, ajakirjandusvabaduse ja siis selle sõna kui teo omavahelistele suhetele. No ma isegi kontrollisin hommikul üle, see teooria ulatub aastasse 1962, kui John Austin ja John Searle lõid teooria, kõneaktide teooria ja nüüd teil on kõigil oleks hea võrrelda nüüd kogu seda olukorda 3 aspektis, kuidas öeldakse midagi. Esimene on siis esimene on, see lähtub kõigepealt sellest, et iga ütlemine on tegu ja tuuakse, mina toon sellest eestikeelse näite, tõin loengutes, et kui ütlemine on tegu, siis te saate sellest aru kõige paremini, kui ma lähen ühe laeva juurde, ütlen, mina ütlen, et selle laeva nimi on Kihnu Virve. Ma tegin teo. Ma kehtestasin selle nüüd, Kihnu Virve, ma nimetasin nii. Ühesõnaga, ütlemine on alati tegu. Ja nüüd need 2 suurt teoreetikut toovadki välja need 3 väga tähtsad, muide, mis mängivad kaasa nüüd selles juhtumis, kuhu mina olen kafkalikult sattunud. Esiteks on siis konstateerivad laused. Minu hea kolleeg Tõnu Viik ütles ka, et ütle selle lause kohta, et see oli deskriptiivne, lihtsalt kirjeldasid olukorda, et see ei sobi meie väärtusruumiga, eks nii päästad sa, Rein, oma olukorra lihtsamaks, no ei päästnud muidugi. Siis konstateeriv lause, nemad nimetavad seal lokatiivseks, lihtsalt konstateerin, täna sajab lund. Nii. Järgmine on juba läheb peenemaks asi, see on siis illokutiivne, ehk siis tegevus, mis sooritatakse, kui öeldakse, kui antakse mingi lubadus, tõotus, hoiatus või küsimus. Need on niisugune lausekasutus, hoiatus ja niisuguse hoiatuse ma sain. Nii, oli järelikult, valitsus kasutas illokutiivset kõneakti. No, ja viimane on eriti kange. See on see, mis viib meid sõtta. Selle kohta öeldakse, on perlokutiivne akt, ehk siis see on öeldu, millel saab olema tagajärg. Veidemann võeti selle esimene kohalt maha. See mahavõtmine, kulla kolleegid, see mahavõtmine on täiesti teisejärguline, ütlen ma teile. See on teisejärguline, see on lihtsalt Rahvusringhäälingu nõukogu esimees on roll. 1 kord 6 kokku võtta, juhatada koosolekut. No, see on roll, aga sellest tehti mingisugune kohutav, nagu ma oleksin terve Eesti president ja nüüd solvanud ühte vähemust, kes ongi vähemus ja kes väärib kuulumist oma vähemusse ja elamist. Ja vaat see perlokutiivne, see oli siis, nagu öeldakse, püramiidi tipp, mis siis, kuhu minagi jõudsin, öeldul on tagajärg, mõju ja selleks on siis kas veenmine, hirmutamine, kuulajate mõjutamine, selleks, et te vait oleksite. Nii et Eesti ühiskonna avalik ruum, kui rääkida kõneaktide tasandilt, on üleküllastatud just nimelt nendest hirmutavatest, nendest ärritavatest ütlemistest ja see, kui te panete tähele kas või neid saateid, mille kui ma esimeheks sain, siis ma koos juhatuse esimehega Erik Roosega ja mõtlesin 2 asja välja, ütlesin, et Rahvusringhääling vajab hot dog tüüpi saadet, no nüüd see on Kuuse saade, see on see õhtune
Esimene stuudio, jah. No ta päriselt ei ole niimoodi, aga ma olen kogu aeg tähele pannud, kuidas Esimeses stuudios esinevad, keda kutsutud on, kui ettevaatlikud nad on, kui ma ei räägi poliitikutest, kes keerutavad jumal mingit ämbliku võrku täiesti, aga saatejuht ei julge ka neile öelda, mõni on siiski, näiteks no seal mõni on siiski, Mirko Ojakivi näiteks ja Art Müller Eesti Raadios on see, kes nagu öeldakse, nügib edasi oma küsimustega, sest ta esindab inimesi, rahvast, kes tahab teada, milles on see päris asi ikka. Ja ma saan aru küll, aga milles see päris asi on? Aga muidugi see ei vasta päriselt sellele formaadile ja teine muidugi kultuuritoimetuse loomine, see oli, arvan ka, et see on olnud üks mu saavutusi koos või et ma inspireerisin juhatuse esimeest Erik Rooset sellele. Kohe jah, Rein, vaatan, meil tegelikult nüüd ongi saateaeg kenasti täistiks. Ma tahtsin nii palju öelda, et see sõna on vaba tuli sellele, et minu mälu järgi Ahto Lobjakas vist lahkus mingist Raadio 2 saatest ja siis ütles midagi, et EKRE on paha ja siis selle peale pani Kaljulaid selle pusa selga, aga see selleks, see on selline midagi sellist oli. Tänan. Vot, aga vaatan, me oleme siin väga olulistel teemadel ja väga põhjalikult tegelikult selle saate täna teis rääkinud. Meil oli tõesti väga, ütleme, huvitav ja hea kuulda sellist väga selget ja otsekohest juttu, et ma väga täname teid, saite tulla saatesse. Mina tänan teid omakorda kuulamast ja kinnitan teile ja kõigile teistele kuulajatele, et iga inimene on ekslik ja ka võimalik, et ka mina oma ühe või teise arvamusavalduses olen ekslik või kellelegi ülekohut teinud, siis ma vabandan juba ette. Aga teile, head kuulajad, vaatajad, soovitame märkida meie sisu meeldivaks, et niimoodi aitate sellel levida, aga muus osas ütlen, et kohtume taas õige pea. Jah, kõike head.